Tervist! Täna on 24. jaanuar, Risto Ränk Farming kanal ja täna ma näitan teile, mis ma olen teinud viimased 3 päeva. Kes siis teavad, see on meie see sissekäik, eks ole. Täna ma pean võtma veel selle paju maha, kahjuks, aga meie sissekäik siis siin on see parkla osa, varem inimesed tulid meil siis siit kuuri kõrvalt niimoodi hoovist läbi natukene, siis meie loomaaed, aga nüüd siis uuel hooajal me valmistume selleks, et kogu liikumine hakkab siis siit ja siit nüüd tegutsesingi sellega, et vaadake, ilus lage ütleme nii, et ilus lage, võtsin võsa maha, võtsin puid maha, see suur tamm jääb, kõik need suured tammed jäävad ilusti ja siia pool jätsin ka puid, eks ole, aga üldplaanis siin oli kõik sükene tehniku osa, siit ei paistnud isegi kohvik mitte midagi läbi. Meie loodusmaja siis tuleb selle koha peale siin, kuur tuleb maha ja sellepärast, et loodusmaja tuleb siia, siis me peame võtma selle paju ka maha. Ühesõnaga, ja alustasin siis täiesti siit tee äärest puhtaks tegemist. Tegelikult on päris äge vaadata juba. Et siit oli kõik, siit ei paistnud mitte midagi, see oli kõik tegelikult samamoodi pajuvõsa täis ja kuna on olnud nii ilusad ilmad tegelikult ilma tuuleta, siis ma sain siin teha lõket, saagida ja kõik on ilus lage, puhas. See on nüüd selle, kuidas nüüd öelda, vana, tegelikult see on nagu justkui mingi sepikoda, aga selles mõttes siin on niisugune vana hoone laudes, selle teeme korda, ma arvan, ja siis vaatame edasi, mis tast saab, aga siis siit on nüüd lage, puhas, ma täna kindlasti sain veel, siit näeb ilusti siis meie sinna loomaaeda välja, üldplaanis kogu see liikumine saab olema siit poolt, meil on siin tööd ju kõvasti teha, aga kuna praegu on täpselt see, et tuleb küttepuid teha järgmiseks aastaks ja kõik see töö niikuinii, siis on 2 ühes väga hea. Nii et ma arvan, et see peaväravad tulevad siis siia, tünks, siit tuleb Saaremaa loomaaed, silt, eks ole, ja siit läheb siis sisse ja siis peatee läheb siit niimoodi tahaeda välja ja siis saab jagunema igale poole laiali, et siit tuleb siis pea sisse käik nüüd järgmine hooaeg, nii et siit samast autoparkla, loodusmaja tuleb siia ja siis tuleb juba siit sisse käik loomaaeda. Esimene peatus muidugi on kohvik siinsamas, nüüd siia jääb siuke suurem tühi sein, nüüd kui me vaatame, mis siia poole tuleb, kindlasti saame midagi panna sinna ka, aga siit läheb nagu edasi, et selles mõttes tegelikult jumalast teistsugune. Nüüd mul on kahju, et miks ma ei teinud seda juppi, et alguses ja pärast nagu, et 3 päeva hiljem, et milline algus siit oli, et seda kohta tegelikult ei tunnekski ära enam. See on nii palju muutunud tänu selle, et on nüüd lage ja puhas, et täna sain veel ja toimetan, et vägev, hakkame nagu selles mõttes võtma uut hingamist selleks, et uus hooaeg tuleb suurem, tuleb võimsam ja et nagu selles mõttes kõik nagu hakkab sinna poole nagu mõtte liikuma, kuidas tulebki Saaremaa loomaaed, noh selles mõttes on nagu lahe. Et nüüd võtame mingi aega ette, saime selle puu maha siin ja siis on nagu siit poolt ka puhtam, ma vaatan, kas mul on kütust nii palju, et ma selle suure paju maha saan siit täna, aga siis toon kütust juurde. Üldplaanis me oleme nüüd mõelnud, et järgmine YouTube live tuleb siis pühapäeval kell 6. Teeme natuke varem, sellepärast, et pühapäev on siuke päev ka. Et ja kella 6 on juba pime, nii et inimesed saavad tulla vaatama. Pühapäeval kell 6 teeme laivi ja siis läheb müüki meie tükike loomaaeda. Et järgmise selle laivi point ongi siis see, et tükike loomaaeda, see kampaania saab valmis, siis saab minna kodulehele, valida endale täpselt selle tükikese välja, mis te tahate. Tükid on piiratud, selles mõttes, kuidas ma siis ütlen, et tükid on piiratud, igast puurist me mõõtsimegi reaalselt ruutmeetrid välja, palju neid selles puuris ruumi on ja nii palju saabki seda puuri osta või aeda või mis iganes, et siis saate valida ka ja kiiremad saavad täpselt selle, mida nad tahavad. Need, kes võib-olla tahavad orava puuri ja kui see on ainult 4 ruutmeetrit, siis ainult 4 inimest või 4 ruutu saabki osta. Üks inimene terve puuri või mis iganes on ju. Et ja siis me räägime sellest süsteemist ka, et mis siis sellega kaasneb, mis siis teie vastasuks saate ja kuidas siis nagu see on. Et selles mõttes hästi põnev teema minu arust. Vaadake nüüd seda, oli ilus puu, enam ei ole. Et maha ta saigi kõik. Selles mõttes ma pean ta kõvasti nüüd
järkima, saagima, koristama, aga üldmulje on näha, et enam teda siin ees ei ole. Selle koha peale siis tuleb loodusmaja ja siis sissekäik, nagu ma rääkisin, tuleb siis siit poolt. Tegin just lõkke ülesse. Kuna ma olen mitu päeva teinud lõket, siis on ju hästi lihtne selles mõttes, et söepadi on korralik all, lihtsalt mingid oksajäägid, mis siin äärde on jäänud, mis on ära kuivanud peale ja uued lähevad ja ongi lõke jälle, et esimene kord on see kõige keerulisem teha seda. Et nüüd ma hakkangi järkima, põletama ja õhtu pimedani välja tõenäoliselt, et nii ta läheb, sellepärast et tööd on ees ja tööjärg on ees kõvasti. Aga praegu ma teen lõuna ja siis on jälle üks sükene, tegelikult on uue etapi algus, ma vaatan, et kuidas siit hakkab uus sissekäik, et nagu see nagu muutub iga aastaga nii palju, et aasta algus oli, nüüd tuleb uued suunad, uus sissekäik, uued ehitised, nagu selles mõttes jumalast äge. Üldiselt ma sain oma puud väga õigel hetkel maha. Natuke lõket oleks vaja veel teha, aga tegelikult on täna tuuline, vihmane, jälle +5 korralik ja siis läheb ilm alati pekki ka, et paar päeva oli ikka hea tahke, mõnus. Üldplaanis loomad elavad meil hästi, kõigil on suht chill, rahulik, mõnus sükene, ma mõtlengi aasta algus, üllatavalt soe on jaanuari sükene lõpu kohta, lõpp-keskkoht, et loomade jaoks pigem selline ilm on hea, et on piisavalt soe, ei pea väga sooja tegemise peale kulutama energiat ja tegelikult on siuksed ilmad, et saab nagu midagi teha ka, et ei ole paksu lund ja kõik ei ole lume all peidus. Nii et selles mõttes on, ma arvan, aasta alanud vingelt ja meie selles mõttes uus hooaeg tuleb võimas. Ma kujutan ette, et see tuleb nagu ikka väga võimas. Ma ise olen väga suurte unistuste ja lootustega, nii et kindlasti läheb ägedaks. Muidugi on saanud siis ponid juba tegelikult kohe, kui saatse valmis, said oma uud aeda ka. Uus aed püsib hästi, värav on ka tegelikult väga lihtne. Värav on väga lihtne, siukene laudadest. Lihtne laudadest, siin ei pea võrk olema, sest need on nii suured loomad. Praegu seisuga lihtsalt kinni traadiga, sest mul ei ole korraga haaki veel sinna, aga küll selle saab ka panna, nii et praegu pole midagi. Ja ma tean, et kooritud puu peaks siin aias paremini vastu ja mul on ka nagu plaan neid koorida ja koorimine kindlasti on lihtsam, kui nad on siin kinni, aga kuna see on tegu avapuuga ja avapuu koor maitseb loomadele väga hästi, siis hobused seestpoolt alustavad juba seda tööd hoolega, nii et nemad koorivad need palgid, mis palgid need on, latid seestpoolt ära ja mina natukene pean pärast väljaspoolt tööd tegema juurde. Nii et tegelikult me saame 2 ühes, et loomad saavad vitamiine, süüa seda rahulikult, seda noor avapuu ja siis muidugi väljaspoolt teen mina natukene. Vot, kui nüüd ilmad jäävad selliseks, siis ma järgmiseks võtan kätte selle rebasepuuri ja teen rebasepuuride taha sinna selle maja valmis. Segu ma veel tegema ei hakka, sest ilm on väga heitlik, ei ole seda kindlust, et jääb nagu plussi. Et seega ma ei hakka segu tegema praegu. Ma vaatan, mis ilmadele näitab, võib-olla teen ka, aga ei luba. Aga ma ütlesin, et teen siis selle rebasepuuri majas ja taha valmis, kuna lauda mul vist on veel nii palju ja prussi on ka, et ma saaks selle karkassi püsti panna, lauad peale lüüa ja siis on nagu seda poolt hakata ehitama vaikselt ja siis juba saaks panna segu alla ära ja siis hakata võrgu peale mõtlema, kuigi tegelikult peaks immutama enne siis selle puuri karkassi ära, kui läheb võrk ja sinna on aega, sest enne peavad minema ilmad soojemaks, kuivaks ja siis saaks immutada ka. Või ma mõtlen selle peale, et kuidas ta kõige mõistlikum teha oleks, sest tegelikult rebastel on praegu hea olla, nii et veel ei ole kiiret ka, aga saan edasi vaikselt toimetama hakata sellega. Aga võt, pühapäeva õhtul siis igatahes teeme laivi. Pühapäeva õhtul kell 6 üritame teha natuke lühemalt kui eelmine kord. Äkki saame tunnia sisse ilusti ja siis läheb tükike loomaaed kampaania käima ja tükike loomaaeda müüki. Nii et selles mõttes olge valmis. Live tuleb pühapäeval. Teie olge tublid, share'ige, like, jagage ja näeme järgmine video ja kindlasti olge mõnusad, onja. Tšau! Ha ha ha!